Kusjuures ma nagu isegi väga ei karda. Või nii? No, kas ma talle maiust võin anda? Võite. Nii. Kas ma lasen neil midagi teha ka või? Või annan lihtsalt? Vaevalt nad nõus on midagi tegema. Kutsa. Palun. Kas sina soovid ka? Palun. Pürenee mäestikukoer on tegelikult hästi vana tõug. Et esimesed teated selle tõu kohta, mis on dokumenteeritud, on 12. sajandist, kui Prantsusmaalt leiti bareljeef, kus seda tõugu koer hoiab Prantsuse kuninga vappi. Aga tõu eellased on veel vanemad ja arvatakse, et nad tulid Euroopasse Aasiast koos Foiniikia kaupmeestega ja karjakasvatajatega. Ja Pürenee mäestikukoeral on ühed eellased komondoridega, akbassidega ehk siis Türgi karjakoertega, Anatoolia koertega ja Pürenee mastifiga. Nüüd sa hüppad mulle jällegi. Absoluutselt. No. Näitavad ju päris. Kui need koerad kunagi nii-öelda siia maailma tulid, siis milleks neid kasutati? Neid kasutati karja ajamisel. Ja selle koera üks kõige iseloomulikumaid jooni ongi see, et kui inimene on enamiku koeratõugu aretanud selleks, et ta oleks harrinud inimestelt käsklusi vastu võtma, siis selle koeraga on risti vastupidi. Kogu aretus on olnud suunatud sellele, et ta teeks seda tööd täiesti iseseisvalt ja oma pead. Et karja omanik ei pruukinud oma loomi näha koos koeraga nädalate kaupa, aga ta teadis, et selle karjaga on kõik korras ja kõik need ohtlikud röövloomad on karja juurest eemal hoitud. Kus valdkondades tänapäeval Pürenee mäestikukoeri kasutatakse? No praegu on nad eelkõige seltsikoerad. Aga kuna neil on see kaitsevalve instinkt niivõrd tugev, siis on nad ka valvekoerana täiesti omal kohal. No kuidas moodi nende valveinstinkt väljendub? Kui me siia aeda tulime, siis kõigepealt toimus selline aia tagant tutvumine, siis sisenesime suhteliselt ettevaatlikult ja ei tulnud niimoodi ette teatamata väravast sisse. Ette teatamata väravast sisse tulekut, no see sõltub koera temperamendist. Aga ütleks nii, et ise ei läheks. Sellepärast, et neil koertel on oma omanikuga tekib väga tugev kontakt, väga tugev side, et nad omaniku suhtumisest külalise vastu loevad juba välja, kuidas nad käituma peavad. Kas see on ka see isemõtlemine, et ta peab nagu ise kohe ära tunnetama, et kas on oht või mitte? Täpselt. No millise iseloomuga Pürenee mäestikukoer on? Nad on sellised äärmiselt rahulikud ja tasakaalukad koerad. Mina ütleks isegi, et nad on huumorimeelega koerad. Et sa näed, et ta nagu ei kuula sinu käsklusi ja ei allu neile pimesi, vaid ta mõtleb alati, aga mis kasu mina sellest saan, mis eesmärgiga see käsk mulle antud on. Nii et neid koeri väga lihtne näiteks istuma, lamama ja käppa andma õpetada ei ole? Ei, ta on selline koer, et ta teeb selle ühe korra, teise korra täidab selle kesklusega. Kui sa lähed talle ütlema seda 3. või 4. kord, siis tal tekib küsimus, et no milleks? Kas sa ise ka tead, mida sa siis nüüd täpselt minu käest tahad? Oi, mis lakku ei ole või? Nüüd on sul süda rahul, et sinuga tegeldaks, aga mitte Blankaga. Mine vaata, kus Brenda jäi. Kus jäi Brenda? Mine otsi üles. Õpetamine on hädavajalik ja just sotsialiseerimise koha pealt, eriti isastel koertel, sest nad kipuvad minema natuke agressiivsemaks, kui nad ei saa pidevalt teiste koertega suhelda. Fikk! Jäta! Pürenee mäestikukoera kohta öeldakse seda, et ta ei tee mitte iialgi liiga väiksemale loomale või lapsele. Aga kui tekib nüüd olukord, et keegi teine koer tuleb nendega norima, no siis on võitlus elu ja surma peale. Sest kuna jällegi on tegemist väga vana tõuga, siis neil on instinkt on selline, et kõik loomad, kes on tema karjale ohtlikud, tuleb eemal ajada või hävitada. Ja kui rünnatakse teda või tullakse agressiivsete kavatsustega näiteks tema peremehe juurde, siis tema jaoks on see rünnak tema karjale. Karjas tihtipeale on ka lapsed, kuidas Pürenee mäestikukoer lastega hakkama saab? Paremat kaaslast lapsele ei kujuta ette. Meil on siin kogemus, on tuttavate 1,5-aastase lapsega, kuidas koer sättis ennast lapse ja trepi vahele ja oli tal käe all, et laps ei komistaks ja kukuks. Ja see on tõesti niimoodi, et ta muutub sulg kergeks, see koer, kes mõjub hästi suurelt ja kogukana. Siin on
topeltvarbad. Topeltvarbad? Jaa, Aga milleks need on lumevarbad. Milleks need lisavarbad kasulikud on? Nimi ütleb lumevarvas. Loomaarstid küsivad tihtipeale, et no, et kuidas siis kasvataja on olnud nii rumal, et ei ole neid lumevarbaid õigel ajal ära lõiganud, sest lisavarbad ju reeglina koertel eemaldatakse. Aga neil on see kohustuslik. Inimene, kes kaalub selle koeratõu võtmist, peaks mõtlema kindlasti selle peale, et nad on küll väga terved koerad ja neil ei ole erilisi geneetilisi probleeme, aga nad hauguvad kohutavalt. Ja lisaks sellele on kohustuslik väga tugev aed, sellepärast, et neil on territooriumi hõivamise vajadus. Tema on seisukohal, et iga maatükk, mille peale tema käpp on astunud, on tema oma ja mida rohkem seda maad on, seda parem. Ja kui tema on juba korra harjunud üle aia käima, siis see tähendab seda, et seda ümbrust hakatakse vähehaaval omastama ja koer hakkab hulkuma. Aga see haukumine, see on tõsine, et neil on tugev, valju passihääl ja kui sul niimoodi naabritele keegi kõrva haugub ööd ja päevad, siis minul on naabritest tõsiselt kahju. Ta on ideaalne koer pidamiseks kuskil majas või talus, kus naabrid on, ütleme niimoodi, vähemalt 500–600 meetri kaugusel. No millisele inimesele Pürenee mäestiku koer sobima peaks? See peaks olema küllalt tugeva iseloomuga ja järjekindel inimene. Sellepärast, et nendel koertel on puberteediga on küllalt raske, kui nad arvavad, et nad on nagu kõige-kõige-kõigemad ja absoluutselt igale käsklusele vaieldakse vastu ja sinu autoriteet seatakse üsna tugeva kahtluse alla. Ja kui sellest perioodist ei tule niimoodi välja, et koer saab aru, kes on peremees, siis selle koeraga võivad probleemid tekkida.